Tere! Oleme siin Paides, kus toimub 4. arvamusfestival. Oleme siin selleks, et uurida rahva käest, kes on nende arvates kõige parem presidendikandidaat ning kes võiks saada järgmiseks Eesti presidendiks. Milline presidendikandidaat oleks teie arvates Eestile kõige sobivam? No ma arvan, et kõige kogenum neist võiks olla ikkagi Siim Kallas, aga ma ei ole väga palju debatte veel jälginud, aga ma arvan, et kui need debatid nüüd tulevad, siis ma arvan, et seal väärikaid on veel, nii et ma loodan, et nad lõpus annavad endast kõik parima ja siis sealt see parim välja koorubki. Kuidas teie arvates Eestile naispresident sobiks? Suurepäraselt. Ma ei arva, et naispresident või meespresident peaks olema kuidagi diferentseeritud. Ma arvan, et tähtis on see funktsiooni täitmine, suguline, sooline määratlus ei ole kindlasti primaarne. Milline kandidaat oleks teie arvates Eestile kõige sobivam? Keegi, kes jagab maailma asjadest ka midagi, et lihtsalt mitte ei lähe teistega kaasa, ja kuidagi mingi vanade asjade najal, et hästi palju kuidagi lihtsalt lasevad liugu või mingi teiste arvamuste peal. Как вы считаете, какой кандидат в эстонские президенты самый подходящий и по какой причине? Поскольку народ не выбирает президента, то можно рассуждать лишь теоретически. Как вы считаете, подходит ли женщина на роль президента Эстонии? Является ли пол человека причиной для того, чтобы он делал какую-то работу или нет? Я так не считаю. То есть женщина или мужчина сейчас не является важным. Но учитывая то, что все эти годы были только мужчины, то женщина вполне могла бы быть президентом. Kes teie arvates peaks saama järgmiseks Eesti presidendiks? On teil mingi favoriit või oma lemmik tekkinud? Konkreetselt nimeliselt oleks see minu poolt ebaeetiline praegu kedagi välja öelda, sellepärast et ma peaks kohtlema neid võrdselt, eriti veel arvestades, et ma nüüd loetud minutite pärast lähen siin suurele lavale suure publiku ette ja peaksin siis justkui olema õiglane kohtunik nende verbaalses mõõduvõtus. Nii et lühike vastus on, et ei saa öelda. Kui peaks asi tuliseks minema, et kuidas te neid ohjata kavatsete? Sõnaga, ikka sõnaga esialgu ja äärmisel juhul on ka turvamehed olemas siin ja on ka lõpuks on nii-öelda see heebel või nupp on meie käes, et me saame kellegi maha võtta vajadusel, aga ei, kõik on ju viisakad inimesed, haritud inimesed ja tegelikult ju päris palju kokku puutunud omavahel ja juba niiviisi õlg-õla kõrval seista kuskil debattidel, praktiliselt iga päev nad juba seisavad, nii et pigem kui ma midagi kardan, et ma ei karda seda, et see läheb liiga tuliseks, ma pigem kardan, et ta ei läheks igavaks. Uursime ka presidendi kandidaatidelt, millised on nende mõtted enne debati algust. Oleme siin Siim Kallasega, ühe presidendi kandidaadiga ning esimene küsimus oleks, et miks just teie sobiksite kõige paremini Eesti presidendiks? Kuidas ma parema meelega ma ütleksin nii, et kuna ma pean kogu seda vastama, ütlen, et kõik mind arvastavad ja ma olen väga populaarne. Mida te peagi algavalt debatit ootate? See on hea küsimus, et ma kardan seda, et me kordame kogu aeg ühtesid ja samu asju, mida me oleme juba nii palju rääkinud, et varsti tüütab see kõik ära. Aga eks see sõltub selle ülesehitusest, millest ma mitte midagi ei tea, nii et ma ootan tegelikult ühte asja. Ma ootan, et arutatakse presidendi valimisi. Mis te arvate, et mis on teie eelised siis teiste kandidaatide ees? Minu eelis on see, et ma olen töötanud sellisel ametikohal, kus on vaja olla kõigi erakondade suhtes erapooletu, õiglane, ehk ma olen olnud õiguskantsler. Rääkisime siin Siim Kallasega, kes pidas teid ilmselt oma suurimaks konkurendiks. Kuidas te kommenteerite seda? Mina pean Siim Kallast väga tugevaks konkurendiks ja ma arvan, et ta jõuab valimiskogus teise vooru. Millised on teie arvates naispresidendi eelised siis meespresidendi ees? Kindlasti
enamus poliitikud ei ole nõus, et me jagame naisteks ja meesteks, aga elu on näidanud, et naised vaatavad ühiskonda tasakaalustatumalt, on küsimusi, mida lihtsalt mõistetakse rohkem, võib-olla selliseid väljakutseid, kuidas ühiskonda rohkem tasakaalustada rohkem ja peab ütlema, et kui mehed on väga tugevad detailides, siis naised tavaliselt on sellises suures pildis väga head. Nii et täna tegelikult oodatakse naist võib-olla just sellepärast, et on selliseid väga väiksema sissetuleka, suurema maaelu küsimused on, eriti haldusreformiga tulevad välja ja oodatakse, et naine on selline sotsiaalselt võib-olla haaravam. Mida te peakaalgalt debatilt ootate? Mida ma ootan debattidelt on see, et kui on hea juht, siis ta küsib teravaid küsimusi ja inimeste ootused ja vastused võib-olla joonestuvad rohkem presidendikandidaatide puhul välja. Kui seda juhtimist ei ohjeta, siis iga kandidaat räägib seda, mida ta tahab rääkida, siis võib-olla kuulajatel ei ole nii põnev. Kas teie arvates tänane moderaator Mihkel Kärmas saab selle ülesandega hakkama? No vaatame, ootan huviga, aga ma loodan küll. Ta pikka aega tegelikult ei tahtnud ennast üles panna ja olukord oli selline, et sotsidel nagu oli piinlik ka mitte kedagi välja käia ja siis tulite nagu sundvalik.